kaader on see, muideks see on pühalik kaader. See on esimene miil minu blogis. Väga ametlik avamine on see esimene miil koos. Avame selle pooleldi toitumisvlogi sellise mõnusa toiduga. Lihtsalt ma mõtlen, et kas mul peab see juhe terve aeg siin taga olema. Kuidas ma siis nagu näitan teile asju. Ja küll alles õpime seda värki. Aga ma panen selle pannile. Paneme selle asja siin pannile nüüd. Ühtegi labidat ei ole. Ühtegi head labidat ei ole siin võtta, tead. Võtan siis selle labida. Nii. Ma tegelikult ühe sellise karbi juba sõin täna. Aga selle ma sõin külmalt. Sest et mul nagu vahepeal üldse ei ole vahet, kus ma sõin külmalt või soojalt. Aga nagu õhtuse viimane miil, mulle meeldib, kui on soe, sest et see on nagu niisugune püha hetk. Püha hetk mul. Ja siis mulle meeldib see soojalt süüa. Nii. Ja siis väga oluline ka milline taldrik. Ehk siis see on väga siuke cozy taldrik. Siit maitseb toit alati nagu ekstra hästi. Homme ma mõtlesin browniesi teha. Šokolaadi browniesi. Mis jällegi läheb aega, selle toiduga läheb aega, sest et see läheb 100 aastat soojaks. Ja nii kaua kui ootad, siis pead jälgima, et ei sööks nagu mingeid asju väga palju enne. Väga ohtlik. Seepärast ongi vahel hea külmana süüa toit ära. Siis juua. Maksaks süüa ennast vahepeal. Siuke valgus on ka siin Shane'i 5 eurose statiivi küljes. Pole paha. Statiivi küll selle raha eest. Koertele ka süüa ikka vist. Koertele ka. Huga, sööma! Koko on kinni üleval ju. Issand, kui halb ema ma olen. Koko haukus liiga palju, siis ma panin kinni. Koko, tule lähme sööma. Nii. Ja ikkagist, kuna ma olen off-season ja ma natuke vabamalt võtan, siis ma ikkagi proovin seda EMS-i suppi ka natukene. Vähemalt seda puljongit siit. Kirjutan ühe sellega. Nii ta on. Nii ta tuleb. Nii, kuidas ma saan teid kaasa võtta? Proovime niimoodi. Nii. Niimoodi võib isegi minust asja saada ju. Ma veel natuke pean harjutama seda kõike värki. Nüüd mõtlen, milline oleks hea, kus me teiega sööma hakkame. Siin on võib-olla liiga ülevalgustatud. Päris hea ju. Üldse paha. Ma tunnen, et ma tahaks siia toidu peale midagi panna. Ei ole midagi.
see on juba päris hea. Ei näegi, kuidas ma söön. Nii. Täna oli mul trennivaba päev. Aga ma käisin ikkagi päris aktiivsel kardel. Tunnen, et ma räägin nii lolli häälega enne. Õudne lause ju. See üks Belgia vahvel, mis ma ennem sõin, oli 400 kalorit. Belgia vahvel. Jah. Ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Sest et see ei tundunud üldse nagu nii kaloriline. Minu arust see oli vale info. On see võimalik või? Noh, siis oli valena. Hea oli küll.
Krussi. Hugo teab. Tule nüüd. Tule siia. Me lähme Kokko kealutama praegu. Me lähme praegu Kokko kealutama. Sina tule ka. Tubli poiss. Ära kiri mind. Päris hea ilm on täna. Hommikul on pissiring. Iga hommikul on pissiring. Issand, pole nii pikk piss täna. Ma ärkasin üles, ma olen nagu nii paistes. Ma arvan, et see on sellest eilsest päiksest. Ma võtsin terve päev päikest küll. Ja siis ma käisin rullitamas praegu 2 tundi. Ehk siis ma arvan, et sellepärast on ma nagu veits paistus täna. Tundub, et tuleb ilus ilm. Hommikul jalutuskäik on nagu nii must have mul iga ilmaga. Aga noh, eriti mõnus on muidugi, kui on nagu soe vaata. Magasin mega hästi ka. Kapp korjamine. Hugo, oota palun. Hugo, oota. Iga kord tuleb hakka pärast kirib millest, mis värk see on. Koertel on ka see kakagraafik nii välja harjutatud. Nüüd kohe kui ma tulen, siis hädast tuleb ära teha. See on hea. Hommikul teen hääl veits ära. Aga jah, üldiselt siis hommiku jalutuskäigu ajal ma nagu mõtlen oma selle päevakava nagu paika. Noh, tegelikult juba eelmine õhtu ma teen üldiselt nagu voodis endal menüü ära. Panen mingid makrod asjad paika ja toitumine on nagu õhtul juba paigas, aga hommikul jalutuse ajal siis teen mingid päevaplaanid nagu ära. Eile õhtul mul oli nii palju mõtteid, mis ma hakkan kõik hommikul rääkima ja täna mul lihtsalt pole ühtegi mõtet. Et nagu ma ei tea, mis see tähendab. Aga mis ma täna tegema pean, tavaliselt ma praegu just tegin ära oma mingid salongipostitused. Et vaatab, palju neid kliente mul täna tuleb. Ja Koko, tõesti! Ja siis mul on vaja seda mingit juhet ikkagi sellele mikrofonile. Sest seal ei olnud nagu kaasas seda. Ja sellel peab olema nagu akupank taga. Õnneks on mingisugune akupank on olemas. Aga mul ei ole juhet sellele. On nagu pale otsaga juhe. Seda oleks vaja saada kuskilt. Ma arvan, et ma saan selle Kristiinast. Tere! No, jäta sõbra maha. Ei, ta tuleb omas rütmis. Talle nii meeldib. Ta on diiva. Ilusat päeva.
siin kõigil on nii mõnus jalutada, nagu seda meil on oma ring välja kujunenud ja kuidagi siia. Just räägin, kui mõnus on jalutada, siis tuleb see kõige hullem variant. Tule, lähme edasi. Ugo on mul täiega reaktiivne koer. Et kohe, kui ta näeb mingit teist koera, siis ta läheb täitsa lolliks ära. Ma ei tea, mina olen nagu harjunud sellega vist enam-vähem. Vahepeal ikka mõtlen, et taas nii keeruliseks teeb elu. Aga jah, et mul on vaja seda juhet täna. Ehk siis ma peaks minema Kristiinesse. Siis mul oleks vaja teha trenn ära. Ma arvan, et ma teen vist ülakeha täna. Sest et eile see rullitamine ikkagi pani mingi põntsu jalgadele, ma arvan. Et ma jala teeks homme ära, ma arvan. Tundub siuke mõistlik plaan. Ja mõtlen, mis ma veel täna pean tegema. Noh, ega vist väga palju rohkem ei olegi. Seal ongi tripp, trenn ja nii ongi. Täiesti pea on tühine. Või tule siit peast midagi praegu välja. Ma ei ole üldse absoluutselt hommiku inimene. Ma nagu olen saanud tegelikult mingil määral hommiku inimeseks tänu sellele nagu elustiilile. Aga hommikuti ma ikkagi, mul on nagu tund aega läheb põhimõtteliselt aega sellele, et üldse millestki aru saada siin maailmas. Et sellepärast on ka ülioluline, et ma nagu eelmine õhtu panen mingid plaanid juba paika. Ja ikkagist rutiinid on need, et nagu, mis mind nagu edasi viivad. Need hommikuti nagu mingi suht nagu robotlikult teen mingid asjad ära. Ja nagu lihtsalt mälu järgi, nagu lihasmälu järgi. Teen mingid voodid asjad nagu ära on ju. Et muidu mul ikka pea, ta ei võta. Et peale esimest kohvi mul läheb nagu normaalseks olemine. Kohvi mulle meeldib ja kohvi on oluline. Tule nüüd, lähme. Teen selle jalutuse siin ära, 2 kiitsa, väike siuke hommikune turgutus. Ja siis näeme juba köögis. Teeme hommikusüügi ära. Praegu mul on nüüd paar hommikut järjest. Teinud omletti endale, sest et ma ka enda nagu igatsesin seda. Et munaisu on nagu tagasi. Ma vahepeal, kui ma tulin off-seasonile, siis ma vist muna nagu väga ei tehtud. Mitte, et mulle nagu ei maitse, mulle maitseb ikka kõik asjad maitsevad. Aga ma kuidagi tahaksin mingit täiesti midagi muud. Et ma tean, mul vahepeal käivad need klikid nagu läbi. Käivad need klikid läbi. 2 muna. 200 millilitrit või grammi tähendab. No oled. Ja. Ühe selle karbi võtan kaasa endale täna. Siin on mul ikka veel see samuse viisahtis. Siit ma võtan endale 2 viilu. Vaatan teile ka gluteenivaba sai. Seda ma hoian sügavas, sest et siis ta nagu püsib värske vaata. Kui ma panen ta nagu nii sinna grilli vahele vaata, siis ta nagu läheb värskeks ja pehmeks.
aga jah, kuna ma söön teda nagu ikkagi mingi vähehaava kaupa onju, siis ma pean teda natukene hoidma seal sügavas. Viitsi mingit hallitanud saia küll pärast süüa. aga jah, hommikusöök on mulle nagu vist üks olulisemaid toite päevas. Sellest nagu algab mu päev, et ma olen sihukest veidrat asja tähele pannud, et kui ma off-seasonil alustan oma hommikusööki nagu suurema karbiga, nagu süssereid rohkem, siis ma terve päev kreivin nagu neid süssereid ka rohkem. sellepärast ma teen nagu esimese ikkagist mingi ulmeproteiinika, nagu pigem vähem süsserit. ja siis ma nagu tean ka eos, et mul on nagu pärast rohkem süssereid süüa. ja mulle meeldiks seda teha nagu enne trenni. näiteks viimane avastus mul oligi, ma sõin enne trenni nagu mingi korraliku koguse süsserit. noh, ikka mingi 150 grammi süsserit, vaata. ja mul tuli mega bängar trenn, nagu metsik energia. oota, vaatan, kas ma saan teid kuidagi niimoodi panna või? noh, ja mul tuli jõhker trenn ja väga mõnus oli jälle. aga jah, ma ütlen ausalt, nagu jaanidega, need jaanipäevad olid nagu nii pikad, et mul läks nagu toidu veits käest ära. et kui ma siin kogu aeg hõiskasin, et mul nagu oli nii hea see reverse, mis oligi väga hea, ma kuu aega olin nagu mingi väga strict, kõik oli nagu hästi, vaata. siis ma nagu pühadel, nende jaanipäevadel nagu teadlikult ei track inud midagi, võtsingi nagu vabalt, meil oli mingi sünnipäevad, mingid igasugused värgid järjest. Emps tegi mingid kringlilaadungid. ja siis ma ikka sõin päris palju. et nagu, kui ma ütlen palju, siis ma arvan, et ei kujuta ette, kui palju. ehk siis nagu ma ei tea, nagu midagi siin veel on. aga siin ikkagi on seda tšupa-tšupat peal ka. aga ma ei tea, noh, ma ei kassi tegelikult väga, sellepärast et nagu täiega tore oli. nagu mega ägedad partid olid, mega ägedad olemised. ma isegi käisin linnas, ma isegi jõin alkoholi nagu ja et igasuguseid nagu toredaid asju sai tehtud. praegu ma näen nagu suht skinny välja siin. võib-olla sellepärast, et ma olen olnud jälle meal plan'is nüüd paar päeva. noh, jah, ma ei saa öelda, et ma ei kassi, et ma ikka kassin, ma ärkan hommikul üles, ma tunnen, mul on mingi tšupa-tšupa siin ees, vaata. et see on nagu nõme. nagu ma ei tea, nagu kuidas ma mingi nädalaga tuli mingi 2 kilo juurde. et noh, ma ei tea, veits ikka nagu nõme olla, aga samas nagu pohhuina. saab jälle maha võtta seda ja savi. ma ei viitsi mõelda ausalt sellele kaalule nii palju, noh, kuigi ma ikka mõtlen nii palju sellele. kedagi tegelikult ei koti peale minuna. see on nagu selles mõttes see kehva pool selle asja juures, et kogu aeg nagu mõtled, milline sa välja näed. et nagu justkui see mingi kaalunumber defineerib minu seda mingit kõike olemust ja ilu, vaata. et nagu tegelikult see ei ole nii. aga skinny on ka hea olla. nii, munad on seal, saiad ma panen siia optigrilli vahele. optigrill, see on mul praegu nagu mingi hull favorite thing. siis teeme mu selle vee valmis. siia ma panen siis kreatiini.
ma ei tea, ma isegi kaalu ei pea mõõda seda, lihtsalt panen mingi pläraka siia ära ja asi korras. Nii, minu lifesaver. Ma ei tea, need jalad on nagu, need liigesed on nagu nii head. Et ma isegi ei tea. Ilma selleta lükkab väga paha. Eriti off-season kuidagi vaata, siis on trennid nii jõhkrad ja. Aga jah, ma olen väga rahulik. Praegu mul liigesed annavad nagu kõike kannatab teha. Nii, siin on siis minu see vesi. Selle ma tõmban hommikusöögiga sisse, kohe esimene liiter sisse. Nii, siin on mul piimhappebakter, D-vitamiin K2, biotiin, sest et me tahame ikkagist juukseid kasvatada ja omega siuke esimene väike sammakas vitamiine. Ja. Ootame, mis see munakene siin teeb. Natuke selle tempi vähemaks. Ma panen muna sellele peale. Natukene hapukurki, sest et ma arvan, et see on bänger. Hapukurki, kus hapurid on? Ma vahepeal siit Empsi poole pealt ikka varastan neid asju, mida mul endal ei ole võib-olla parasjagu. Ma arvan, et ta ei pahanda. Ta ei ole seda küll siiani pahandanud minuga. Ma võtan paar kurgiviiludelt. Mingid asjad on, mida ma ei viitsi nagu, mul on nagu seal ülemine riiul on nagu minu asjade jaoks. Siin nagu ei mahu mingi liiga palju asju. Näiteks mingid suured purgid. No vahepeal ma olen ostnud, kui mul on nagu suurem isu. Aga üldiselt ma nagu ei viitsi sinna mingi väga kuhjata neid asju. Ja. Ja siis me paneme sinna veel 30 grammi toorjuustu läheb kokku peale. Normaalne, ma teen võileiba ja mul pole juhegi sees. Ja siis ma võtsin Rimist laktoosivaba light juust. Ta on 2 viilu. 2 viilu panen omleti vahele. Ja seda oli vist 20 grammi. Ühesõnaga eile ma sõin täpselt sama hommikusöögi ja see oli väga bänger. Ma arvan, et siis ikkagi on bänger mul see karulaugusool, mis ma tegin. Seda on siiamaani päris palju alles. Aga palju sa ikka seda soola tarbid on, jah. Et ma tegin selle, ma olin prepil, siis ma ei julgenud isegi seda kasutada. Sest ma arvasin, et seal on kalorid. Kui mental saab olla. Loll. Ühesõnaga, vahepeal viskab ikka mingid siuksed asju. Aga jah, emme on mul praegu kodus olnud juba päris kaua aega, sest et tal oli jalaoperatsioon, hüppeliigese operatsioon. Ja siis ta on kodus nagu koertega, muidu mul koerad on nagu terve päev oleksid nagu üksinda. Aga nüüd meil on siuke pidu aeg, kus keegi on siis nendega nagu kodus. Siuke huvitav periood. Päris karm on ikkagi, sest mõtled, et nagu suvi ja oled nagu mingi jalaga kodus terve päev, mis terve päev, terve suvi põhimõtteliselt. Et nagu välja väga ei saa, ratastooliga, et nagu päris karm, aga ta on väga tubli siiani, saab nagu ilusti hakkama enda asjadega. Vaatan, et see muna siin ära ei kõrbe, see vahel mul läheb kõrbema, siis ma olen nagu, ma olen õnnetu tegelikult suht.
ta nagu annetab pöörata ka juba või? Kui muna on nagu koguselt rohkem, siis teda on nagu raskem. Ja ma vist teen nagu siukse triki, et ma lihtsalt ootan, tahaks näidata ka, aga ma ei saa. Ma ei saa praegu näidata teile. Ma siin võitlen selle munaga. Nii, ma lihtsalt pöörasin ta niimoodi. Sest et ma eile tegin ka niimoodi ja ta jäi väga mõnus ikkagist. Ta natuke järel valmib siin. Nii. Sätime meid kuidagi siia istuma. Oi, koertele ka. Ma ei tea üldse palju ma nagu nendest kaadritest üles uploadin. Või palju ma nagu ei uploadi. Et ma alles nagu ise ka õpin seda värki siin. Et kuidas teile nagu meeldib või ma ei tea, mida te üldse näha tahate või kas te üldse mind näha tahate. Koko, tule sööma. Sööma. Et noh, eks me siis koos õpime seda asja tegema. Saame hakkama küll, ma arvan. Ma ei tea, see muna nagu ei saa valmis. Ma arvan, et ta tahab veel olla. Ma ei tea, kus mu gaas on. Ma olen päris rahul, milline mul nagu tänane välimus tuli. Et kuidagi nagu nii mõnus. Siuke näinud. Suurem nagu see paistet, see on ära läinud ka, ma tunnen. Et nüüd on... Et ma olen juba siuke nagu natuke nunnum näen välja. Korraks mul oli ikka suht siuke tšupa-tšupana. Nägu oli ikka ümmargune ja ma mõtlesin, et mida hellina. Nagu nii kaua reversisin, nii tublisti ja siis mingi nädalaga keersin perse. Aga õnneks vist nagu mingi liiga hull ei ole. Aga üks positiivne asi on see, et selle biotralli ja toidutralli tagajärjel mul hakkasid päevad. 100 päeva oli siis ära. See on väga positiivne. Ehk siis nagu keha ikkagist tänas mingis mõttes. Keha tänas. Nii. See on vopsib pänger ju. Mulle nagu kinda meeldib isegi, kui see muna on nagu siuke pehme veel vaata. Mitte nagu toores, aga nagu siuke pehme. Mahlane. Näitena. Juust sulab siit vahelt välja niimoodi. Siia ma panen need saiakesed. Siis ma mõtlesin, et paneks natukene peale seda tomati mingit pastat. Noh, ongi siuksed asjad, mis ma off-seasonil nagu teen, ma ei tea. Et nagu siin on 100 mingi 45 kalli. Ma ei träki seda. Kui ma tahan seda tomati maitset siia peale panna, siis ma lihtsalt panen. Ja ma ei träki seda, ma ei viitsi nagu träkkida igat mingit väikest terakat. Aga vaevalt, et see mingi 10 kalorit, mis ma siit saan, nagu muudab midagi. Et ei nagu, aga jah, siis suuremad asjad, mingid munad, juustud, süsserid, rasvad, kõik need asjad ma ikka rääkin. Kui ma just mingi peol ei ole ja või kuskil sünnipäeval, et seal ma loomulikult ma ei viitsi tegeleda mingi träkkimisega. Nii. Aga me oleme valmis. Ja kohvi tahaks ka veel lasta endale. Ma arvan, et see on hea mõte. Seal tuuba ei hakka üldse nillima seal minu toitu. On olnud küll olukordi, kus ma teen endale mingi fresh kanavõikud või mingid asjad. Ja siis ma lähen sööma ja vaatan, mul on kana pealt ära söödud nagu. Kuuled või? Mis sa nillid siin?
nagu ei ole kõige toredam juhtumine, eriti veel, kui oled mingi prepil. mingi oled näljatanud ennast, vaata mingi mandariin. Oh, kuidagi nii nõnda. Hakkab tulema. Ei saa aru, kuidas need juuksed nagu liftivad neid kulma. Nii. Sellega kinni. Koko. Ei lillinu toitu. Ma vist olen jälle peenike. 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 Täiesti loll. Seda ma ka ei traki. Nagu see 10 kalorit ei tee mind paksemaks. Preppe ajal muidugi. Preppe ajal muidugi. Siis oled mental peast. Siis oled natukene mental. Võtan selle. Nüüd mul vist see mikrofon jääb seisma. Aga me saame hakkama. Ma olen suht vaikse häälega muidu. Eriti hommikuti nagu. Ma näitan teile seda vibe'i, mis mul siin on praegu. Nagu mingi lilled, mingi omletikene selline. Väga vibe. Olen lihtsalt niimoodi. Ma kahvliga võtma. Ühesõnaga ma sain väga palju päikest eile. Väga ilus jumekas olen. Tahaksin võtta ennast võib-olla rohkem isegi. Vaatame, kas äkki siin oleks teine olla. Proovime. Nii on täitsa tore ju. Ilmselt mul oli mingi lillemoel ja mingi laual ja värsked lilled alati olemas ikka. Tisu. Bänder. Just. autosse 100 kodinaga. Alati mul on neid kodinaid nii palju, ma ei tea. Trennikott, toidukott, töökott, tavaasjade kott. Ja veel mingid asjad. Ja mul nagu riietega on ka niimoodi, et kui mul nagu terve päev on mingid käigud, siis mul iga asja jaoks on nagu tegelikult mingi teine nagu riietus mõeldud. Et õhtul ma lähen nagu jalutama ka veel. Siis ma tahaks võib-olla panna hoopis mingid muud asjad, mingid retuusid. Siis mul on nagu mitmed valikud jalanõusid ja riideid. No iseasi, kas ma neid lõpuks nagu kasutan, ma üldiselt nagu vist ei kasuta neid lõpuks ikkagist. Aga mul on see oluline, et mul on nagu olemas. Et kui mul tekib mingi teine tunne, et siis ma saan neid nagu kasutada. Ja õnneks auto on nagu nii suur, et mul mahub siia nagu asju. Taara enam praegust, et see Taara värk oli seal juba nii suures läinud, et
kusjuures ma oma gümnaasiumi uurimistöö tegin ka teemal inimeste teadlikkus prügi sorteerimisest. Ehk siis ma olen veits siukene ökomutt ka ikkagist. Nüüd ma olen siia sealt kalasti. Et nüüd ma ikkagi nagu mingi taarasi asju nagu kogun ja viin. Jälle mind tuleb, issand, ma olen mootorile. Et viime ära selle taaravärgi. Ja siis on see tehtud. Ongi tehtud. 8:30 sain. Abiks seegi tead sõja ajal. Lähen poodi. Väikene poeskäik sai tehtud. Võtsin endale mingi proteiinikese. Mõtlesin, et enne trenni ma tahaks. Võtsin endale kodus kaasa selle Belgia vahvli. Seal on päris hea kogus süsserit. Enne trenni siukene hea booster. Ja kerge proteiinika juurde ka. Ja siis ma võtsin kohvi. Ja nätsu. Nätsu sõltuvus on mul ikkagi next level. Praegu on nagu paremaks läinud, trepi ajal oli täitsa hullumajana. Et see nagu natukene olen saanud ikkagi paremaks selle. Aga jah, mul isegi nagu need lõualihased nagu on nagu minu meelest sellepärast suuremad, et ma nii palju närin seda nätsu. Ehk siis ma pean nagu veits sellega tagasi tõmbama. Panen teid siia. Kas saame niimoodi. Ühesõnaga kohvi on olemas. Ma mõtlen, kus kohupiim läheb soojaks. Ehk siis lähme nüüd käima ja ma lähen Ülemistesse. Ma tahaksin Ülemistest selle juhtme võtta mikrofoni jaoks, siis saab trennis võib-olla. Ma jätsin selle akupanga nüüd maha ju. Ma räägin, see seiklus ei lõppena. Ma ei tea, miks ma üldse sellega käin nagu. Ei ole seda üldse praegu vaja. Ühesõnaga ma ikkagi nagu mähin teiega. Kurat, ma nii lootsin, et ma saan täna seda mikrofoni kasutama. Okei, lähme Ülemistesse ja siis ma mõtlesin, ma tahaks mingeid riideid, sest nagu ma ei tea, kõik asjad on nagu väikseks jäänud jälle ja kuidagi nagu ei ole nagu ilusaid riideid, kõik on mingi ära kantud kaltsud. Lähme vaatame mingit, äkki saame mingi hea mingi trennisärgi või mingi tavasärgi või. Let's go. Tehnilised lahendused mul siin kõige imelisemad, ütlen ausalt teile. Aga see kõik tuleb, see tuleb. See on alles esimene katsetus. Aga ma jõudsin praegu Ülemistesse. Ja ma teen oma trenni siin ära. Mulle viimasel ajal meeldib Ülemiste gymnisaal. Ja ma mõtlesin, ma tõmban sisse oma mingi pre-workout toidu. Ma viimasel ajal on rakendanud nagu sellist asja, et ma nagu tahan suurt kogust süsserit enne trenni. Ehk siis ma võtsin oma selle vahvli. Selles üksinda on juba mingi 60-70 grammi süsserit. Ja siis mul on siin mingi proteiin ka ikkagist. Kohupiim. Ma arvan, et 2 asja koos on nagu bänger. Ma tean, tähendab. Ma juba tean. Siit ma saan oma mingi 35 grammi
teeni ka ajuvaba, teha kõik häid asju. Kõik. Asja. Maarja, mida seda korraldad? Mul ikka kalorid on praegu päris kõrged ikkagist. Et ma ikkagi pean sööma suht palju, et saada need kokku ja ma tahan need kokku saada isegi kui ma tunnen, et ma võib-olla ei ole nii näljane. Sest et kui ma hakkan kattima jälle, siis mul nagu on mida kattida. Super värk. Siis ma tõmban selle sisse. Lähen teen kiirelt need mingid poetripid ära, mis mul oli vaja seda juhet ja võib-olla leian mingi särgi kiirelt. Aga üldiselt ma väga palju sellele aega ei kuluta. Ma lähen teen oma trenni ära. Et ma jah, enne trenni olen söönud mingi suurema koguse süssarit, siukest kiiremat pigem. Mul on tundunud, et siis mul on nagu ülihea trenn ja ma kasutan selle energia nagu suht kohe ära, vaata. Et kui ma õhtuks jätaks endale selle mingi süssari koguse, siis see läheb pigem ju varudesse, ma arvan. Ühesõnaga ma ei tea, aga mulle meeldib niimoodi igatahes. Mulle meeldib, kui mul on trennis energiat. Söön ära ja varsti näeme. Tundub, et meie mikrofoni seiklus leidis lahenduse. Mitte küll ideaalse, ma olin tegelikult, mul olid teised ootused natukene, ma lootsin, et ma saan selle juhme veits odavamalt, aga oluline on nüüd see, et ta on olemas. Ma saan seda kasutada vähemalt niimoodi esialgu. Ja nagu ikka siis käisin riidepoodides kohe natukene vaatamas. Ja ma sain aru ikkagist, et ma ei ole enda kehaga praegu väga sõber. Ma ei teagi, mis ma teen nüüd selle teadmisega. Et ühesõnaga nagu ükski riidese nagu ei sobi minu arust. Minu arust ei sobi. Ma näen välja nagu mingi juurde kartulikott lihtsalt. Nii närvevad tegelikult, aga ma tean, et see on mööduv nähtus ja ainult mina näen seda. Ja võib-olla lihtsalt oleks vaja natuke rohkem aega ka, et vaadata ja leida nagu need õiged kaltsud ülesse. Et võib-olla ma olen lihtsalt praegu nagu mingi ülestimuleeritud siin erinevate tegevuste poolt. Aga vähemalt ma sain päris hea koguse samme enne trenni. Ja ma tunnen juba, et see vahvel mul litib ka veresoontes. Ehk siis ma pean kiiresti trenni jõudma. Mul juba on ärevus peale, et see läheb ära mul siin kehast tead. Et lähme teeme ühe korraliku ülakehatrenni. Õlga, ma arvan, tahaks. Õlga. Võib-olla mõned seljatõmbad isegi. Või teeks rinda. Või teeks kõiki kolme. Samas ma tunnen ennast natuke siuke kummaliselt. Nagu kergelt siukene pea nagu paks ja ei ole nagu kõige mingi imelisem enesetunne. Aga see ei tähenda just seda, et ma peaksin tegema mingi mõttetu trenni. Hea küll, vaatame, mis vaibid on. Put you in the worst mood. He will cleaner than your church shoes. $1.2 just to hurt you. All red line just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Main bitch out of your league too. Side bitch out of your league too.
So what you need a centerpiece. Any rights to table come from heaven. Cut that every into skinny pieces. And she cannot whip her face when I put my bed. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, let's take any lane. Switch on my car, back out any pain. Yeah, bitch, yeah, yeah, bitch, I'm trying to put you in the worst mood. B-boy cleaner than your church shoes. Money boy too, just to hurt you. All red line just to teach you. One of these toys I'm least to. Put your whole year in a week to me. Hey bitch, I need a lead to. Sky bitch, I need a lead to. That's why I see me as centerpiece. 20 rights to take my back to play the beat. Nothing I do is skinny pieces. If you think I'm with my face, my little bit. It's like another me again, it's like the body I'll do the same. Switch on my tire, let's take any lane. Switch on my car, back to the lane. Türa. Millie point two just to hurt you. All red line just to tease you. None of these toys on lease to. Need your whole year in a week to. Me bitch out of your lead to. Side bitch out of your lead to. I'm so into need a centerpiece. Any rights to table come from heaven. Cut that every into skinny pieces. And she cannot whip her face when I put my bed. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, let's take any lane. Switch on my car, back out any pain. Yeah, bitch, Kyllä tänne tulosta. Ja ylös minä. Keha on ehkä väsynyt. Teemme jotenkin muuta. Tänään. Tavalliselt se 18 liigub mul üsna niisilt. Täna ei liigu. Täna ta nagu väga ei taha. Tšau. Täna ta nagu väga ei taha mul liikuda.
võib-olla on vaja natuke soojemaks teha. See õlamasin on ülihea, mulle meeldib, liiga tumedaks läks. Mulle meeldib teha seda niimoodi, et lähen niipidi siia peale, raskuse natuke tugevama ja siis niimoodi ühe käe kaupa. Ma ei tea, täna on midagi nii imelik. Tegi vaibina. Ei meeldi värk. Kurat, see õlg on nagu hea. On selle parem õlaga mingi teema on. Vigastus või ma ei teagi. Nagu ta ei liigu lihtsalt. Ta lihtsalt ei liigu, noh. Ma ei tea, mis värk on. Vahel on nii. Eks ma olen võib-olla veits üle treeninud ka ennast. Aga noh, midagi ikka saame. Peas, et liigutab ennast. Natuke peab raskust vähemaks võtta. Ja täna võib-olla teemegi kergema raskusega. Natuke pikemad seirjad. Sest et ma tahaks teha natuke pikema trenni. Hea küll. Proovime. Võib-olla mõned liigud lähemal endale. Proovime. Ei kohe liiga kõrge. No, vaatame. Teeme hästi kontrollitult. Vahel on nii, et algus ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Nii, teine ka. No, see käsi liigub nagu ülimõnusalt, väga huvitav. Ma olen siin paugutanud päris palju. Ei tea, kas mõjub ka, aga noh, tunnet see on päris hea. Esi õlg läheb täis küll.
siia võib isegi juurde panna. Täitsa mõnus oli. Pärast mingid asju ära kustutama, mis on mälu siin saab täis veits. Nii, ülad on enam-vähem valmis. Ma mõtlesin, ütleks seljakesele natukene tere. Samal ajal natuke taga-alga. Ehk siis T-bar on täpselt see, mis võiks praegu siia sobida. Kuigi ma ütlen, mul läks see taga-alg ka ikkagi täis. No vaatame. Alustame kergelt. Vaatame, mis siit tuleb. Väga mõnus. Väga mõnus. Siia võib julgelt juurde panna. Väga mõnus. Näeme kohe 20. Selja on ka teine. Nii, teeme ära selle. Ma ütleks isegi, ma praegu tundsin rohkem seda taga-õlga, mis on hea. Ma natuke nagu seda tahangi. Ei muudan ülemistest. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body right. Rock your body. Rock your body. Kurat, muidu ma olen see T-baril, nagu ei ole nii fänn olnud, aga see on päris hea. Nii, ma arvan, et see on viimane siin. Ma olen praegu teinud sükseid 3 ringe. 4 on kuidagi too much minu jaoks vist. Noh, eks ma varsti näen ammooniat, siis paneme jälle raamid paikaded. Aga jah, vaatame, mis siit tuleb. 30 kilo on siin peal. I'm trying to put you in the worst mood. Get you all cleaner than your church shoes. $1.2 just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Main bitch out of your league too. Side bitch out of your league too. I'm so into you need a centerpiece. Body raised to table come from heaven. Got that every into skinny pieces. And she can't whip her face when I'm on her bed. You're talking money, need a marinade. You're talking about me out into the shade. Switch on my side, let's take any lane. Switch on my car, break out any pain. Now you're the bitch, you're alone. Now you're the bitch, you're alone. Now you're the bitch, you're alone. Väga mõnus. See oli väga hea. Hea tunnetus. Võtakski suuna sellele seljale. Teeme siukse viimase lõpu pambi 20-20. Siis
päris hea. Tänasest trennist siis kujuneski välja siukene üla. No nii, ma olen nüüd omadega jõudnud poodi ja ma tahtsin teha mingeid siukseid huvitavaid taste teste teiega, mis ma leidsin. Juicy Tates. Need on mul kreivinud nii kaua. Ma olen tahtnud neid proovida. Nagu need päris tatlid. Väga mõnus. Issand, kui hea see on. Need on ikka päris, noh. Ei ole mingi üle maitsestatud. Ikka päris asi, vaata. 100% natural. Premium quality. 100 grammis on 235 kalorit. Sittagi. Ja mingi selline Snickers jäi silma. Tahaks proovida. Lõhnab nagu tavaline Snickers küll. Vaata. Pähklid. Mulle meeldib, noh. Siuke pähklid ja
karamell, šokolaad. Siukse asjaga ei saa väga mööda panna, noh. Mis ma välja ostsin? Pärast kodus võib-olla näitan. Suht tavalisi asju. Mingid proteiinid ja võtame selle tänase päeva kokku siis. Ma juba sõin poole ära. Mul oli kõht nii tühi. Trenn oli pigem hea, sest et noh, ma pean veel nagu harjuma selle filmimisega. Ma tunnen, et nagu oli hästi palju tehnilisi viperusi, mis mind häiris ja et see kvaliteet tegelikult ei jäänud ikkagist hea. Aga eks ta ongi nagu siuke ajaga tuleb. Ma vaatan üldse, mis materjalid ma siit sain täna, kuidas ma seda kokku panen, mis üldse nagu saab sellest. Et noh, vaatame. Aga trenn ikkagi oli hea selles mõttes, et ma liiga palju üritasin mitte nagu lasta häirida endal sellest. Aga eks ta natuke ikka distractis. Aga toidu poolest oli ka täitsa tore päev. 2 sellist toitu sõin. Mingi 450 kalorit oli vist see või see värk mul. Siis selle Belgia vahvli enne trenni on ju kohupiimaga. Hommikusöök oli mõnus. Siis see Snickers, mis ma olin, no ühesõnaga makrot tulid niimoodi, et veits läks ikkagi üle, ma arvan, et mingi 2800 äkki sõin. Päris hea kogus, aga ikkagist trenn oli ka tugev, 2 jalutuskäiku. Päris palju samme ikkagi ja noh, aktiivne ka vaata, et ma ei muretse praegu selle pärast väga. Ja mis veel olid põnevad? Vahepeal käisin salongis. Ja natuke tööd ka ja eks vaatame, mis see homne päev toob, et homme võiks tulla nagu ilma ka natuke, sest praegu see ajapoa varres täiesti ja kuidagi nagu, ma ei tea, ei vaibi seda ilma. Ma homme võib-olla tahaks teha ühe huvitava brownie retsepti. Mul on see Too Low Carbs'i brownie mix ja issa, nii valged siin. Ma tahaks seda proovida. Sellega on nagu ohtlik jällegi see, et ma teen selle koogi, on ju. Praegu mul vendasid ka kodus ei ole, ema on, emps on dieedil mul. Ja siis ma nagu põhimõtteliselt, noh, ema mees ka, tema sööb mingeid omi asju rohkem. Et lõpuks on ikkagi mina, kes selle koogi ära sööb, on ju. Et nagu vaatad. Ühesõnaga ma tahan süüa nüüd. Ja vaatame, kuidas homne päev meil kulgeb. Bye!